No tere ilusat teisipäeva hommikut. Rõõm taas siin laivis olla. Laivis veebikooli ettevõtjatele grupis. Ja kui sa hiljem vaatad seda õpiampsu järgi, siis tule kindlasti Facebooki gruppi veebikooli ettevõtjatele, sest need ampsud toimuvad meil laivis igal teisipäeval kell 10 ja siis saad kohe eksperdilt küsida nõu või küsimusi, mis on sul tekkinud. Minu nimi on Triin Pärn ja mina olen üks veebikooli assistentidest ja mul on täna külas Janet Nõmmik, kes on turundusstrateeg ja me täna räägime persooni brändist, sest lisaks sellele on ta ka brändi coach. Ja üldse anna meile siin kommentaarides teada ka, et kui palju sina üldse tegeled persooni brändiga ja kas sa teed seda teadlikult. Ja tere tulemast, Janet. Tere! Loodan, et mind on näha. Jah. Ja hästi on näha. Kohe, Janet, ma küsin ära, kust tuli selline suund, turundus ja brändi coaching? Ma vist ei oskagi nagu midagi muud teha, et ma olen igast muid asju ka proovinud, aga ma nagu ikkagi kuidagi ülikoolis juba tundsin, et bränding on nii minu teema. Alates siis ongi kõigest, mis puudutab mingid logosid, kuni mingi emotsionaalsete alatoonideni mingi asja ümber ja selle loomine, see tundus ka nagu nii loominguline ja sellepärast ma siiamaani tegelen brändinguga ja turundusstrateegia on nagu sinna juurde kuidagi loomulik ka nagu asi. Täiendavad üksteist. Janet, kas on oluline, kui on ettevõte, et seal selle ettevõttes oleks ka, seda juhiks näiteks või oleks seal inimesed, kes on arendanud enda persooni brändi? Et kas see on pigem persooni bränd on nagu et üksik inimesel või see on oluline ka ettevõtte puhul, kus on näiteks suurem tiim? Ja väga oluline, et kui me just räägimegi nagu täna ka selles kontekstis, et iga juht või kas või tiimijuht, iga inimene, kelle poole tegelikult vaadatakse kui nagu ekspert või kuidagi keegi, kelle arvamust siis nagu võetakse tõsiselt, siis tegelikult juba seal tuleb sisse mingi persooni brändingu osa. Kas see on siis nagu läbimõeldud või läbimõtlemata, see on siis nagu see erinevus, aga täna võib-olla siis nagu saangi anda seda väikest nagu sükest sisu, et kuidas seda siis nagu teadlikumalt teha, kuidas see läbi mõelda, et kuidas sa mõjutad teisi ja kuidas siis saada seda võib-olla nagu iseendasse ka rohkem sellist eksperdiusku ja teiste poolt ka sellist rohkem nagu austust. Või nii põnev. Asume asja kallale. Jaa. Tervitused ka Karmenile, kes meid tervitab. Jätke endast ikka alati märk maha ka ja kindlasti küsige täna küsimusi ka. Et meil on väga hea võimalus, et Janet on siin ja hea meelega vastab, et jätame lõpus küsimuste jaoks ka aega. Ma siis jagan oma ekraani. Sina, kes sa oled meid kuulama tulnud, siis sa võidki jätta märku, et kas sa oled siis teadlikult näiteks kujundanud enda persooni brändi või see siis lihtsalt on, nagu Janet ütles. Nii, sissejuhatuseks siis nii palju, et nagu ma juba ütlesin, et siis ongi see on kas kureeritud, hästi loodud või siis see on nii, nagu ta on ja see on nii loomulikult sul tulnud ja persooni bränd tegelikult ongi nagu hästi isiklik asi ja väga tihti selle peale nagu väga palju ei mõelda. Et ma siis täna räägikski sellele, et mis võib-olla töötab, mis ei tööta ja kuidas siis saada see võib-olla paremini enda jaoks mõtestatud. Kõige olulisemaks ma siis võtsin sellised 3 teemat, millest ma tahan täna rääkida, et hoida seda asja nagu võimalikult lihtsana ja söödavana kõigi jaoks. Et esimene teema, millest me räägime ja kuidas üldse nagu persooni brändi või sotsiaalmeedias näiteks isikubrändi ehitada, on see, et sul on oma töö ja see on väga tore, aga sinna ümber pead ehitama tegelikult ka oma nagu isiklikku elu ja selleks siis, mis mina alati ütlen, on see, et vali 3 hobi, mis sind kõnetavad või huvitavad. Näiteks on see ratsutamine, see on vegan toit ja see on jõusaal, siis ehitad nagu need iseenda ümber ja need saavad ka mingil määral nagu sinu
nii-öelda persoonibrändi osaks. Need on sellepärast olulised, et need eristavad sind teistest ja need annavad sulle selle nagu sinuliku elemendi, sest et nagu väga paljud inimesed võivad teha seda, mida sina teed, samad teenust pakkuda, aga nad ei ole tegelikult ju sina. Ehk siis, ja see, mis teebki sinust sina, siis sa pead selle nagu väga selgelt lahti mõtestama ja ka teistele näitama. Et üks väga lihtne viis, kuidas seda teha, on siis läbi sellise lihtsa harjutuse, et sa lood endale Pinterestis moodboard'i kõikidest asjadest, mis sulle meeldib. Ehk siis see ongi näiteks, siin on mingid asjad mul kokku pandud, aga et mis on ka nagu brändi alustalad, nagu värvid ja logo ja see on üldse nii-öelda nagu ettevõtte brändi loomiseks ka. Mina kasutan Pinteresti hästi palju, et ma kogun ideid ja siis pärast nagu panen need kõik kokku, et mul oleks visuaalselt ees midagi. Et näiteks kui sa teed persoonibrändi iseendale, siis ongi oluline, et sa paned siia, salvestad endale pildid, näiteks sulle meeldibki, ma ei tea, rannateemad, vesi, reisimine ja siis sellega saad juba hakata elemente kokku panema ja siis sa näed seda nagu visuaalselt seda suurt pilti, et mis need asjad on siis, et kes ma olen või mis ma olen, et lihtsalt tekiks nagu selline kuidagi visuaalne tunnetus, et mis sinu persoonibränd võiks olla. Et Pinteresti ma kasutan ise ka hästi palju igast kampaaniate planeerimisel, projektide planeerimisel, ürituste, ma ei tea, kas või mingite kujunduste tegemisel, et kui ma näiteks annan kellelegi sisendi, et mida mina näen, et see võiks olla see ürituse, ma ei tea, plakat, siis ma alati teen talle ka Pinterestis moodboard'i, kus on mingi 20 slaidi ja ta saab vaadata nagu, mis see minu idee on, et mida mina nagu näen, et seal võiks olla ja ma tahan nagu edasi anda. Et see on nagu hästi hea viis tõlgendadagi oma nagu mõtteid või sisemaailma nagu teistele ümber. Ja kui me räägimegi persooni kontekstis, siis see on hästi hea viis, kuidas iseendale nagu korraks panna see visuaalipilt ette, et need on need minu hobid ja need on need minu asjad ja siis sa saadki nagu hakata vaatama, et kas sa ehitad selle põhjal oma brändi, mis on kõige autentsem, või siis sa hakkad sinna mingeid muid väiksemaid asju külge pookima, mida sa tahaksid võib-olla nagu rohkem näidata enda kohta. Number 2, sihuke oluline asi, mis ma tahtsin siia täna välja tuua ja mis minu arvates on oluline, on sihuke emotsionaalne alatoon, ehk siis nagu see on võib-olla asi, millest ei räägita nii palju brändingu puhul, et pigem ongi nagu värvid ja logo ja mingid siuksed missioonisloganid, aga emotsionaalne alatoon. Ja ma tõin siia näitena Red Bulli, sest Red Bull on nagu bränd, mis tegelikult müüb, on ju, mulliga kofeiinivett, on ju, aga tegelikult, mis selle taga on, me ei näe seda, et see on lihtsalt see toode, me näeme seda emotsiooni ja nad on suutnud selle nagu ülihästi tuua siis oma brändi ja mis Red Bullil on siis põhiasjad, ongi ekstreemsport, on ju, julgus, energia, sisemine põlemine, sihuke natukene nagu kuidagi ekstreemsem elustiil, on ju, et nad on suutnud nagu selle tuua tegelikult sinna asja ümber, mis tegelikult ei ole üldse sellega seotud. Ja see on tegelikult ju ka kellegi idee ja kellegi nagu väga tugev mingi brändingu mindset, et kuidas me nagu samastame mingit asja nagu kelle inimesega või mis see võiks olla, on ju. Et siin nagu see emotsionaalne alatoon ülioluline ja kui sa lood ka persoonibrändi, siis tegelikult on nagu hea vaadata iseennast, et see emotsioon võib tulla nendest hobidest, on ju, see võib tulla sellest mindset'ist, mis sul on, see võib tulla sellest, millest sa hoolid, mis sind põlema paneb, on ju, et see ei pea olema nagu ainult seotud nende hobidega, et see peab olema ka mingi sisemine sihuke kvaliteet, mis sul juba inimesena on ju. Et hea küsida võib-olla sõpradelt või perelt, et nagu milline ma siis päriselt olen, on ju. Et mis emotsiooni te saate minult. Et see on siis minu arvates sihuke väga oluline asi, mis enda jaoks lahti mõtestada.
ja kolmas asi, mis ma tahtsin tuua sisse ja kuidagi sain hästi tugeva tunde, et ma pean sellest rääkima, on autentsus. Et kuna me elame nagu siuksel ai ajastul, kus käid ringi ja vaatad, et nagu juba kuskil turul on plakatid on kõik ai-dega disainitud ja sotsiaalmeedias ka juba ai agendid loovad sisu. Et siis tegelikult minu soovitus on see, et minna sellest ikkagi nagu kaugemale, et ai on küll mega kiire, väga efektiivne, aga ta ei loo seda inimlikku sidet ja emotsionaalset sidet nagu sinu ja teise inimese vahel. Et see on nagu suur miinus hetkel ai-l, et ai-d võib muidugi kasutada nagu andmete analüüsiks ja ma ei tea, tekstide genereerimiseks ja sellisteks asjadeks, milleks ta on tõesti väga hea. Aga kui me räägime nagu brändingu mõttes, et autentse sideme loomisest, siis meil on vaja nagu seda ebatäiuslikkust, et meil on vaja nagu näha, et inimene on inimene, meil on vaja näha teda oma loomulikus olekus, kas või kui tal on tuba sassis või on tal, ma ei tea, mingid asjad mitte nii hästi, et see autentsus on ülioluline ja noh, siin tegelikult need kõik asjad tulevadki nagu kokku, et need sinu hobid, sinu emotsionaalne alatoon ja siis sinu nagu autentne olek iseendana, on ju. Et kui me räägimegi nagu persoonibrändist, siis minu arust need on nii olulised täna, et inimesed näevad läbi igasugustest fassaadidest ja näiteks kui ma soovitan ka ettevõtte juhtidele, et noh, et mis nad siis peaksid postitama LinkedInis, ma ütlengi, et postitage, et ma ei tea, nädalavahetusel, kuidas sa mängisid golfi nagu, et sa ei pea postitama endast pilti nagu kuskil koosoleku laua taga ja väga tähtis ülikonnas, vaid sa postitadki, et oma hobidest, sest et see on see asi, mis tegelikult kõnetab inimesi ja näitab nagu sinu inimlikkust. Et ülioluline osa, et oma hobisid näidata ka nagu persoonibrändina. Ja ma valisin nööpi siia tegelikult selle näiteks sellepärast, et minu arust ta teeb väga hästi autentset sisu, ta näitab oma vigu, ta on naljakas, ta on imelik, et ta nagu ei pingutakski, aga samas ta sisu nagu kõnetab, see levib väga hästi sotsiaalmeedias ja sellel on nagu mingisugune sihuke nagu oma kaste, on ju, nagu secret sauce. Et sellepärast ka tema. Ja autentne sisu ei pea olema ainult nagu videosisu, see võib olla ka näiteks tekst ja email ja nagu LinkedIni postitus, et me lähme nagu tagasi tegelikult jälle sinna aega, kus meile meeldis lugeda seda sisu, mis ei ole ai kirjutatud ja me tahame näha seda nagu isikupära, on ju, et näiteks kui keegi kirjutab mulle emaili, mis on ai-ga kirjutatud, ma nagu isegi ma nagu kohe saan aru ja see tegelikult minu jaoks ei tekita usaldust. Ma pigem nagu meeldib lugeda sellist emaili, kus on tõesti väga ausalt otse, kas või paari lausega, et võtta see aeg ja pühenda ennast nagu sellele inimsuhtlusele, et kõik need platvormid ja ai on mega tore, aga see ei ole selleks, et luua inimestega nagu head ühendust. Et see on kindlasti nagu üks point, mida mina nagu tahan edasi öelda ja üldse mitte ai-d maha tehes, ma arvan, et see on mega hea tööriist lihtsalt. Kui me räägime sellisest emotsionaalsest sidemest ja autentsest olekust, siis peab olema nagu veits sihuke mindful, kuidas seda kasutada. Ja minu poolt aitäh, kui te tahate minuga suhelda, minu kodulehte külastada, siis seal on veel infot, mida ma teen ja keda ma aitan ja loodan, et teile meeldis ja see andis teile väikse sellise kiki minna oma teekonnal edasi ja paremini. No väga põnev, Janet, aitäh sulle. Küsin kohe ära ka, et kes võib sinu poole pöörduda, et näiteks kas siis täitsa mikroettevõtja, kes võib-olla isegi ei tea, mis asi see persoonibränd on, vajab täiesti nagu sellist eksperdi vaadet sellele asjale
jah, tegelikult ma töötan nagu väga erinevate inimestega, et on selliseid täitsa väikeettevõtjaid, kes siis nagu alustavad alles või on oma brändiga juba kuhugi jõudnud või ettevõttega ja on ka täitsa suuri ettevõtte juhte, keda ma siis nõustan ja aitan, et kuidas nad võiksid midagi teha. Et see oleneb jah täiesti, et kõik, kes tunnevad, et neid kõnetas, siis võta ühendust ja räägime edasi. ma panin siia sinu kodulehe andmed ka ja siis Instagrami lehe ka ja mul tekkis tegelikult küsimus sellega osas, et kas peab jagama sotsiaalmeedias enda isiklikku elu, et neid hobisid, et võib-olla tahaksid lihtsalt seda ekspertsisu jagada, et kas sellega ka purjetab kaugele või pigem ikka peab seal olema seda inimlikkust ka, et mis siis, kes sina oled inimesena? No need on tegelikult kaks erinevat lähenemist, et sa võidki teha nagu siukse konto või siukse sisuga nagu sotsiaalmeediakanali, kus sa jagadki ainult nagu väga ekspertsisu, on ju. Aga kui me räägime jah, nagu persooni brändist, kes võib-olla tegeleb mitmete asjadega ja ongi näiteks mingi juht kuskil ettevõttes või koolitaja, siis mina arvan, et see isiklik asi on mega oluline ja ikkagi on hea ennast kuidagi eristada, sest et see loob seda emotsionaalset sidet. Et kui mitte sisu osas näidata, siis mingeid riile teha, kuidas sa oled, ma ei tea, kuskil vabal ajal, aga story'des jällegi nagu see aitab seda ühendust luua, et ma ei tea, mida sa sööd või kus kohvikus sa käid või nagu tegelikult kõik need asjad tunduvad nii väiksed, aga see jällegi eristab ja saab selle nagu ühenduse luua. vot ja kohvikutest rääkides, Janet siin enne seda, kui me läksime laivi, jooksin kõrrega ühte jooki ja mõtlesin, mis sa seal jood? tema ütles, et tema joob jääkohvi ja mina ütlesin, et mina joon ka jääkohvi, vaata. et mingi vaata side juba tekkis, tegelikult nii väike asi on ju, aga juba tundsin nagu, et oma inimene, et mingi asi meid ühendab et see võib-olla on hea näide sellest, et kuidas siis ka tegelikult sotsiaalmeedias võib-olla, kui sa jagadki midagi, et mina näiteks ise olen olnud Zumba tantsutreener ja siiamaani armastan seda trenni, et kui ma jagan, et siis inimesed jälle, et oo, ma käin ka Zumbas. et võib-olla siis tõesti lood neid ühisosasi inimestega, et võib-olla kui nad hiljem mõtlevad, et kelle poole siis pöörduda, mis teenust võtta, siis vaadata, ma võtan selle inimese, kes mulle nagu sarnasem on. ta joob ka jääkohvi, näiteks on ju. jah, jah. et see on huvitav, et võib-olla tõesti, et need isegi need väiksed sellised killukesed enda elust, et võib-olla need siis loovad seda nagu vundamenti ka sinna selle siis ekspertsisu ümber, et kui need kõigi need on kaks erinevat asja. Ja väga oluline ja mul ükskord tegin ka siukse nagu polli oma Instagrami story'sse, et mis sisu teile kõige rohkem meeldib ja tegelikult oli nagu noh, 3 erinevat varianti oli ja igal pool oli 30%, 30%, 30%, ehk siis inimesed läksid täiesti nagu lahku, et mis sisu neid tegelikult kõnetas. Osadele meeldibki see, et ma postitan, ma ei tea, trennivideosi, teistele meeldib see, et ma räägin ärist, et nagu noh, see on täiesti nagu tegelikult ongi, läheb täiesti lahku. aga tegelikult see annab ka meile sellise teabe, et need sinu jälgijad, nad jälgivadki sind erinevate asjade pärast ka võib-olla, et mis meid rohkem nagu kõnetab, et võib-olla see turundus ka, no kui põnev seal kõrval, aga mulle meeldib see, kuidas sa trenni teed, on ju. mis harjutusi sa teed näiteks, on ju. et see on Ja. hästi-hästi põnev see näide, mis sa tõid praegu, Janet. aitäh sulle, väga mõnus õpiamps ja seda õpiampsu saab hiljem ka järgi kuulata meie veebikooli Youtube'i kanalit. ja kui tekib kohe mingeid küsimusi, sa võid tulla siia jätta kommentaariumisse või siis otse Janeti poole pöörduda ja kirjutada talle enda küsimus, mis on tekkinud näiteks seoses persooni brändiga või ka siis turundusstrateegiaga, sest et sina veel pakud ka turundusstrateegina abi inimestele. ja ilusat päeva ja nädala jätku. kõike head. Kõike head.